Ma tahaksin teile, tere kõigile, ma tahaksin teile täna öelda ühe Jumala sõna, mis Jumal pani mu südamesse. See on 1. Peetruse kirjast, 5. peatükist. Ma loen salmist 8 ja kuni 10. 1. Peetruse 5, 8-10. Olge kained, valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse, Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Eriti tahaksin rõhutada salmi 9. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Ja tahaksin lihtsalt julgustada, et ma tean, väga paljud kogevad erinevaid raskusi, võitlusi. Ja üks teine kirjakoht ka ütleb, et me ei peaks seda nagu võõristavaks, et need asjad meile sünnivad. Sest kurat käib tõesti meie ümber nagu möirgav lõvi, otsides, keda ära neelata. Eriti need, kes tahavad Jumalat teenida, kes, nii nagu Jumala sõna ütleb, et püha pühitsegu ennast veel enam ja rüve, tehku veel enam rüvedust. Ja need, kes otsivad issandat praegusel ajal, need, kes tahavad olla issanda meelejärgi ja kuuletuda talle, olla talle pühitsetud. Need kogevad tulist võitlust. Erinevaid kannatusi, erinevaid rünnakuid. Ja mitte ainult Eestis, vaid ka üle kogu maailma. Suhtlesin Urmas õega Urvega ühel päeval siin ja ka sama on Soomes. Ja ma kuulen seda ka teistest riikidest. Et see ei ole midagi eriskummalist. Me ei pea mõtlema, et need on ainult minul on need probleemid ja minul on need asjad, vaid see on kuradi taktika, sest ta teab, et tal on väga vähe aega. Ja ta teab, et Jumal on tegemas midagi imelist ja suurt üle kogu maailma. Ja Urve ütles, et ta kohtus ühe õega, kellel on selline prohvetlik nägemus ja siis ta sai sellise sõna see naine, et kuradi taktika on praegu väsitada kristlasi nende erinevate probleemide ja muredega, mis meil on. Et me oleksime nii väsinud, et me ei jaksaks enam midagi teha Jumala jaoks. Nii et ärge siis pidage seda, et mõelge, et see sünnib ainult teile. Selles võitlustes on kogu kristlaskond. Võib-olla nimekristlased ei ole. Need, kes elavad oma mugavuse tsoonis, aga kes tahavad midagi teha, need on võitlustes. Ja sellepärast tuleb meil veel enam kinni hoida Jumalast. Ja kuradi taktika on ka see, et meid nii ära räntsutada ja väntsutada ja meid panna uskuma, et Jumal ei näe, Jumal ei kuule, Jumal ei võta osa ja tal on ükskõik ja lihtsalt valetada meile ja süüdistada ja teha erinevaid taktikaid meie elus, et me loobuksime issanda teenimisest. Ja teate, et alati võitlus on kõige suurem enne võitu. Nii et julgustagu see kirjakoht teid, et siin ütleb salmis 10, et Jumal, kes meid on kutsunud igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, tema parandab meid ja kinnitab meid ja tugevdab ja toetab, kui me oleme üürikest aega kannatanud. Ja ärge uskuge kuradi valet, et Jumalal on ükskõik või et Jumal ei näe ega kuule ega vasta palvetele. Jumal kuuleb, näeb ja vastab palvele. Tal on kontroll ja Hiobi raamatust me näeme, et mitte midagi Hiobi elus ei sündinud ilma Jumala teadmata, ilma Jumala luba andmata, ilma Jumala kontrollita. Nii et ma sooviks, et kui meie usk on läbi katsutudes nendes testides, siis see on kullahinnaline väärt midagi tõesti. Et ka raskustes on meie usk läbi proovitud. On heal ajal olla hea kristlane, kerge olla kristlane, öelda ma usun Jumalasse, aga kui sul elus on raskused, kui su elus on võitlused, ja siis sa jääd püsima, ütled, et Jumal on ka hea ikkagi. Ja koged tema headust ka nende raskuste keskel, siis on su usk läbi testitud. Nii et olgem vaprad
kõikides kannatustes ja raskustes. Jumal näeb, Jumal kuuleb. Amen. Tere veel kord kõigile minu poolt. Ja tänu Jumalale tõesti, et saame siin olla sellisel kujul, nagu ma olen. Tänu Jumalale, et meil on kõlar, et ma ei pea liiga palju oma häält siin kulutama ja kui andke mulle andeks, kui ma vahepeal nuskan või köhata. Aga ma tunnen, et Jumal tahab, et ma oleksin siin täna teie ees ja on teile sõna jagada. Ja Jumal on kujutate ette juba sisse juhatanud selle, mis minu südamele on tulnud. Kristel rääkis siin sisuliselt teatud nii-öelda vaatevinkli järgi kokkuvõtte sellest, mis mina tulin täna rääkima. Nii et ma arvan, et see on täienduseks, see on jõu andmiseks sellele sõnumile, mis tahab Jumal täna teile anda. Nii et lähme veel palves Jumala ette, et meie kõrvad oleksid avatud sellele, mis on täna Jumalal sinule ja minule rääkida ja et esile tuleks tema tahe ja tema au. Kas sa oled nõus minuga? Kallis taevane Isa, me tuleme sinu ette tõesti ja palume sinu ja ainult sinu tahte täitumist selle sõna kaudu, mis peab nüüd esile tulema. Kallis Issand, sina näed ja tead paremini neid olukordi, kus me oleme, seda aega, kus me oleme. Sa tead täpselt, mida me vajame, teha meie järgmine samm, teha meie järgmine otsus, teha meie järgmine usukinnitus. Et me jääks püsima selles maailmas siin, mis meie ümber vahest nii keeruline tundub. Siis Jumal, me palume, et see sõna võiks täna kinnitada meid, juhatada meid, inspireerida meid, julgustada meid ja tõesti tuua sinule lähemale. Kallis Jumal, tulema pühas vaimus meie keskele siin. Ava kõrvad, silmad nägema, mis on sinul öelda ja näidata täna, kallis taevane Isa. Jumal, me täname sind Jeesuse nimel, amen. Halleluuja, tervise eest, tulgu esile, hääl, tulgu esile, tervis. Tõesti selline huvitav aeg on, et kui ma panin selle pealkirja sellele jutlusele, et siis seal on lõppu pandud kohe nimme see küsimärk ja hüümärk kõrvaga, sest nii palju võib vahest olla elus sellist tõesti sükest emotsiooniga küsimist, et no mis toimub? Mis toimub siin maailmas, mis toimub minu elus? Tihtilugu inimene vaatab nagu väga kitsalt enda elu peale, aga samal ajal me näeme ka seda, et siin maailmas on täpselt samamoodi, et mis toimub. Seepärast sõjad puhkevad. Tänagi oli uudiseid juba vist eile, kus USA ja Iisrael koos ründasid Iraani. Eks ole, see on sõda käimas. Ja suur palvesoov on iisraellaste eest ka, ja kohalike kristlaste ja juutide eest, kes siis kõige selle keskel vajavad praegult meie palvetuge. Et juba on Iraan seal vastulööke tegemas ja nii edasi. Kas need on väga edukad, see on ise asi, eks ole. Seepärast, et see kõik režiim on seal lagunemas ja ühelt maal me võime vaadata sellele loole, et seal läheb nagu hästi, et inimesed on nagu tegelikult see algas sellest, et inimesed on tänavatel, inimesed tahavad vabadust sellest režiimist, mis seal Iraanis on. Ja see Iraani režiim on tõesti kõige sõjakam režiim Lähis-Idas, eriti Iisraeli vastu. Aga me teame ka seda, et siin ei ole mitte ainult see, mis seal on toimumas, vaid me teame ka seda, et alles meil oli Eesti Vabariigi aastapäev 24. Ja meie tähistasime siin enda vabadust, mille saime 1918. aastal siis see oli juba esimese maailmasõja ajal, maailmasõja lõpus. Meie tähistasime vabadust, meie tähistasime, et meil on oma riik ja meil on vabadus ja meil on rahu siin praegult. Aga samal päeval tuli ka uudis sellest, et kokkuvõte sellest, et 4 aastat tagasi hakkas ka Ukrainas sõda, täpselt samal päeval.
ja eks siis kui meie hoiame peast kinni, et millal see lõpeb, eks ole, et mis toimub, et miks seal peab üldse selline sõda olema 4 aastat juba, siis ma ei tea, Putin 3. päeval hoidis peast kinni, et 2 päeva pidi ainult aega võtma. Et mis toimub, eks ole. Ja meid ümbritsev maailm võib tõesti seda küsimust tekitama panna, sest kui on sellised sõjad ja õnnetused ja ebakindlus, siis see raputab meie turvatunnet, see on loomulik. Ja kui mina olen siin natukene aega haige olnud ja tänu Jumalale ma olen tervenemas, siis ma ka mõtlen, et mis toimus, ma pole juba aastaid nii haige olnud. Kuidas ikka rünnatakse, eks ole. Ja meil on neid lugusid veel, mis siin just viimasel ajal toimuvad ja siis tuleb selline küll soojem aeg ja mul on nii hea rõõm, et Andrus siin tuli ja ütles, et see on ju hea asi, et lumi sulab ära, et kevad on tulemas. Selline optimism on inimesel südames, sest minule selline ilm ei meeldi. Aga samal ajal sa näed kaugemale, eks ole, sa näed, et varsti tuleb selle tõttu rohelus ja kevad ja soe ja päike ja see on kõik hea. Isegi siis, kui kõik ümberringi on. Näeb nii lootusetult tatine ja porine välja ja sellisel ajal tavaliselt tulevadki igasugused haigused ja viirused, eks ole. Sellepärast, et ta on ikkagi selline rõske ja külm. Siis võib tekkida selline olukord, nagu siin pildi peal on, et kõik ümberringi on nagu lagunemas. Inimene on seal isegi ratastoolis, Reesa leidis selle pildi selle plakati jaoks. Küsis mu käest, et kas see sobib. Ja ma vaatasin selle peale, mõtlesin, et jah. Ja ta küsis mu käest, et kas see on ka nagu loogiline ja normaalne, et selle mehel seal, kes seal sirgelt istub selle ratastooli sees, et tal on ülikond seljas. Kõik ümberringi on kaasas, aga see mees seisab seal sirgu ja tal on ülikond seljas. Et ma mõtlesin, Reesa, et sellel peab ka mingi mõte olema. Ja ma arvan, et see mõte on see, et ta võib küll selle kõige keskel olla, aga ta on otsustanud, et ta on ikkagi paneb endale ülikonna selga. Peab olema mingi lootus keset kõige sügavamat orgu. Ja tegelikult on huvitav see, et nii palju on lugusid tegelikult. Ma täna jutustan teile ka loo või räägin lühikokkuvõtte ühe loo sellisest perekonnast nagu Ten Bo, üks Belgia perekond teise maailmasõja ajal. Aga neid lugusid on palju. Selle terve inimkonna ajaloo vältel on tegelikult olnud väga keeruline kogu aeg. No tegelikult on. Kogu aeg on igal pool mingid sõjad, kogu aeg on mingisugune kõige suurem asi on tavaliselt näljahäda. Nii et kui me räägime siin praegult mingisugusest rahuajast ja me räägime siin praegult sellest, et meid on raputamas see, mis toimub meie ümber, siis see ei ole veel nii hull. Ei ole veel üldse nii hull, nagu on läbi inimkonna ajaloo olnud tegelikkuses. Ja see võib-olla see illusioon sellisest rahust ja sellisest, et milline see maailm võiks olla, on see, et meil peale seda, kui oli esimene ja teine maailmasõda ja tuli see nagu see periood eestlastele küll pikalt veel oli keeruline, sest me olime Nõukogude Liidu all, aga lääne ühiskonnas tekkis nagu mingisugune selline küll pingeline aeg, aga samas nagu õitsengu aeg hakkas pihta. Ja ei olnud nagu väga palju sükseid suuremahulisi sõdu, sellepärast, et keegi ei tahtnud seda. Kõik kartsid seda, eks ole, et võib minna midagi väga käest ära. Ja meie oleme nüüd siin nautinud seda, et kuigi me tähistasime 24. seda 108. aastat, oli 128, jah. Siis tegelikkuses see Eesti, mida meie tunneme siin, sai alguse ikkagi augustis 1998, ei, jah, 91, õige, mul läks juba pea sassi. Ehk siis meil on siin inimesi, kes on siis vanemad kui see taasiseseisvunud Eesti. Ja mina olen
ütleme, et siin on vähem inimesi, kes ei tea seda, mis oli enne. Et mina ei tea napilt. Ma 2 aastat hiljem sündisin, kui Eesti oli juba 2 aastat olnud iseseisev. Ma isegi alustasin oma eluteed hoopis Rootsis. 1,5 kuud. Sain Rootsis olla, tulin Eestisse. Et selles suhtes meie oleme harjunud nüüd sellega, et me oleme kogu aeg olnud kasvus terve selle aja. Kogu aeg olnud tegelikult selles, et meil läheb iga aasta tavaliselt paremaks. Ja siis meil nüüd hakkab ümberringi nagu lähemal ja lähemal juhtuma asju. Et küsimus on nüüd siis selles, et kui need asjad hakkavad juhtuma või kui need juhtuvad ja me palume ja loodame, et ei juhtu midagi hullu meie eluaja jooksul, siis tegelikkus on see, et see kõik ei peaks meid sügavalt seest kuidagi mõjutama. Ja ma toon teile 2 erinevat lugu, ühe loo ma toon piiblist ja ühe loo ma toon lähiajaloost. Nagu ma ütlesin, see Ten Boomide pere Belgiast. Aga üks selline väga hea näide on Taaveti elu. Kuidas Taavet alustas noore karjusena. Teate, mis see oli nagu selline naljakas avastus minu jaoks. Mina ei teadnud siiamaani, mida tähendas nimi Taavet. Võib-olla kunagi olin teadnud, aga vähemalt unustanud selleks hetkeks, kui ma seda sõna ette valmistasin. Kas keegi teab, mis oli Taaveti nime tähendus? Ei tea, ei tule meelde. Okay. Ühesõnaga, Taavetil oli vendi, oli rohkem, eks ole. Ja ta oli nendest see kõige noorem, eks ole. Ja siis meie lapsevanematena teame, et on selline reegel, et ei tohi olla lemmikut. Et kõiki peab ühtmoodi armastama. Urmas, kas sul on lemmiklaps? Ja kui sa ütled, et see ei ole Reesa, siis jah. Ühesõnaga, me nagu läheneme asjale niimoodi, et kõiki peame ühtviisi armastama, keegi ei ole nagu lemmik või niimoodi. Aga Taaveti nimi tähendab lemmikut. Paneme talle nimeks lemmik. Sikke huvitav. Kindlasti tähenduslik. Meiegi panime oma lastele nimed sellised, mis tulid nagu, kui me neid valisime, kui me neid tahtsime nendele panna. Meil oli olemas Nahomi nimi, mis on meeldiv, veetlev, tähendab. Siis on meil Naatani nimi oli ammu teada, et me tahame poisile Naatanit panna. Nehemiaga läks meil rohkem aega, et seda valida. Aga Naatani ja Nehemia nimed vähemasti nagu väga seostuvad selle ajaga, mis me tol hetkel läbi läksime. Reesa tead neid nimesid peast või ei tea? Tead sa neid, mis need nimetähendused olid meil tol hetkel? Kingitus Jumalalt oli Naatan, eks ole, ja Nehemia. Sellel oli ka mitu tähendust. Ühesõnaga, need olid väga tähendusrikkad. Ja kindlasti oli ka Taaveti nimi vajalik, et ta selline tuleks, nii nagu Jeesuse nimi oli päästja sõna otseses mõttes. Siis Taavet oli teatavasti mees Jumala südame järgi. Ja miks ta oli mees Jumala südame järgi? Ma arvan, et sellest tänasest jutusest tuleb see natukene välja, et kuidas tema käitus sellisel ajal, kus ta oli tagakiusatud. Tal oli väga raske periood tema elus, kus tema elu oli ohus pidevalt, kus ta põgenes Sauli eest. Ja see on iseäranis selline raske nagu koht, kus olla Taavetil ja nagu saate aru, kui ta on noorest peast juba teadlik, et temast saab Iisraeli kuningas. Ta on kuningaks võitud inimene. Ta teab, et ta peaks olema Iisraeli kuningas ühel hetkel.
ja ta saab suure võidu ka, ta saab Goljati üle võidu teatavasti. Üks kõige populaarsemaid lugusid ja üks kõige populaarsemaid mänge, mida meie lapsed on mänginud, on Goljati mäng. Ja nad ikka mängivad aeg-ajalt, võitlevad Goljatiga. Ja just hiljuti tuli välja üks Taaveti multikas, ma tõesti soovitan teil vaadata seda, kellel on see võimalus. Tõesti hästi tehtud multikas. Ma mingitel hetkedel tundsin lausa nagu selle koha peal, kus oli nagu see võit Goljati üle, mul tuli nagu, ma vahest harva tunnen sellist nagu jumala ligiolu, sellist, kus mul nagu tulevad nagu sellised nagu värinud peale või sellised, nagu ma tunnen selles hetkes, et mul tuleb pisar silma ja ma tunnen jumala väge ja ma tunnen, kuidas tema ligiolu tuleb minu üle ja selle multika ajal ma tundsin seda, täitsa huvitav. Viimane kord, kus ma tundsin veel tugevamalt seda, oli seal nelipühi suvepäevad, kui jumala vaim langes mu peale. Aga ühesõnaga, kes tahab teada kust või kuidas vaadata, siis ma katsun Reesaga teid aidata, kui me leiame. Aga Taavet siis võitis Goljati, sai seal väga lähedaseks sulaseks kuningale Saulile, sai kuninga pojaga tõesti südamesõpradeks Joonataniga. Ja rahvas armastas teda, tema kuningas armastas teda, kuninga poeg armastas teda, kõik läks hästi. Kõik oligi nii, nagu ta nagu võib-olla tol hetkel võis tunda, et see ongi see loogiline Jumala soosingu rada, kuni ta lõpuks temast saab kuningas. Aga te teate ju, mis juhtus? Juhtus see, et kui rahvas kiitis seal, ütles, et Saul on hea, aga Taavet on veel parem, 10 korda parem. Muutus Saul kadedaks ja Saul oli niikuinii juba kaotanud Jumala soosingu selle pärast, mis ta seal kõik parem korraldas, eks ole. Ja selle pärast ju võitigi Taavet ju tema asemel. Aga tegelikkuses Saulilt ei võetud trooni ära. Ta ise kaotas selle lõpuks. Ja siis tuli aeg, kus Saul tahtis tappa Taavetit ja Taavet põgenes ja see oli hinnanguliselt 8-10 aastat, kuni see kestis. Selline periood. Urmas, kaua te olete siin Hiiumaal olnud nüüd? 12 aastat saab juba. Te olete juba rohkem kannatanud kui Taavet. Aga kus see on kannatus olnud, kes teab? Et ma usun, et tegelikult Taavet koges reaalselt seda ängi ja küsis ka samamoodi, et mis toimub. Ja kui me loeme siin esimese Saamuli raamatust 27 esimene salm, siis ka Taavetil oli kahtlusi juba tekkinud kõige selle aja sees. Ja ta mõtles oma südames, ühel päeval saan ma ometi otsa Sauli käe läbi. Mul ei ole tõesti paremat, kui põgeneda vilistite maale. Siis tüdineb Saul mind edaspidi otsimast kõigist Iisraeli paigust ja nõnda ma pääsen tema käest. Ja siis Taavetki, tal oli see nõrkuse hetk, tal oli see hirm ja ta põgenes vilistite maale. Ja ma üritasin nagu selgeks teha, kas ta oli nagu päriselt nagu viga, et ta sinna läks või oli olnud viga, aga see tundus nagu ikkagi olevat nagu selline kõrvale kallateekonnast, kust Jumal tõi ta imeliselt tagasi. Erinevatel viisidel, pool forseeritult, eks ole, sest vilistid viskasid ta sealt välja ühel hetkel. Aga ka Taavet tundis keset oma seda ängistust, ikkagi sellist hirmu ja kahtlust, et kui kaua veel. Ja saate aru, kui me oleme täna kuulnud juba laulude raamatust,
erinevaid Taaveti laule, mis on kirjutatudki ju sellisel ajal, kus ta oli keset seda tagakiusu, kus asjad läksid valesti, kus asjad olid rasked. Siis lugedes neid, siis ise olles võib-olla sellises olukorras, inimesed tihtilugu otsivad psalmide raamatu välja, otsivad üles seda kohta, neid psalme, kus on seda ängi natuke sees, aga ka seda julgustust sees, minna läbi sellest raskest olukorrast. Ja kui me täna oleme selliseid psalme lugenud ja sealt nagu kõlab läbi see, kuidas Taaveti südame hoiak oli. Seepärast, et Taavet oli see mees, kes oli Jumala südame järgi. Ja võtame psalm 13 lahti ja loeme seda. Palve hinge hädas. Taaveti laul. Kui kaua sa, issand, unustad mind hoopis? Kui kaua sa peidad oma palet mu eest? Kui kaua ma pean muret tundma oma hinges ja kandma kurbust päevast päeva oma südames? Kui kaua saab mu vaenlane suurustada mu vastu? Milline appihüüd Jumala poole. Kui kaua veel, Jumal, kestab see? Aga siis me vaatame, et laul pole veel läbi. Laul läheb edasi. Ja midagi muutub natukene. Vaata ometi. Vasta mulle, issand mu Jumal. Tee selgeks mu silmad, et ma ei uinuks surmale, et mu vaenlane ei ütleks, ma sain võimusta üle ja mu vastased ei ilutseks sellepärast, et ma kõigun. Ta pöördub Jumala poole, ta hüüab Jumala poole. Jumal, vaata minu peale, vaata minu olukorra peale. Päästa mind sellest. Ja laul lõpeb, kuid mina loodan sinu helduse peale, mu süda ilutseb sinu päästest. Ma tahan laulda issandale, et ta on mulle head teinud. Milline tavaline inimene kiidab Jumalat, kui kõik läheb valesti? Kas see on see inimlik pool meist, mis suudaks keset kõige kurjamat aega öelda, et Jumal on mulle head teinud? Taavet pidi uskuma endiselt keset seda kõike, et Jumala tõotus talle, see võidmine on endiselt koos temaga, et ta on endiselt võitud kuningaks ja Jumal toob ta sellest kõigest välja. Sellepärast, et kuigi tal oli raske, kuigi ta väljendas seda, et ta ei jaksa enam, sest kes küsib, kui kaua veel, kui see, kes ei jaksa enam oodata, millal see läbi saab. Kui kaua veel? Ja ta pöördub Jumala poole ja ütleb, vaata mu peale, päästa mind, aita mind. Tee selgeks mu silmad, et ma ei uinuks surmale, et mu vaenlane ei ütleks, ma sain võimusta üle ja mu vastased ei ilutseks sellepärast, et ma kõigun. Mina loodan sinu helduse peale, ütleb Taavet oma Jumalale. Mu süda ilutseb sinu päästest. Ma tahan laulda issandale, et ta mulle on head teinud. See on Taaveti see hoiak. Et ta endiselt loodab Jumala peale. Ta endiselt ülistab Jumalat selle raskuse keskel ja teab, et pääste tuleb Jumala käest. Ja see on ainus viis, kuidas meiegi jääme püsima.
teate, head ajad võivad kestma jääda ja me loodame võib-olla selle peale rohkem kui selle peale, et meie usk jääks püsima. Kumba te tahate rohkem, kas seda, et head ajad jääksid püsima või seda, et teie usk jääks püsima? Aga usk jääb kindlasti püsima, kui head ajad jääb püsima. Tahaks mõlemat saada või mis? Teate, on olemas selline ütlus. Tugevad inimesed loovad häid aegu. Head ajad loovad nõrku inimesi. Nõrgad inimesed loovad kehvad ajad. Ja kehvad ajad loovad tugevaid inimesi. Ma olen seda inglise keelest lugenud, ma loodan, et see tuli eesti keelest nagu hästi esile. Aga see on nagu selline tsükkel, käib ringi ratast. Et meil tulevad nagu need head ajad ja siis miskipärast on kogudused väikesed. Meil on palju kogudusi, sellepärast et siin on olnud kunagi ärkamine. Terve Hiiumaa on täis baptisti kogudusi, palvelaid, ka neid prikogudusi. Ja praegult on igal pool nii, et kui saaks tuled hoida põlemas, siis on hästi. Kui toimuks kord kuus mingisugune asi selles palvelas, siis me oleme hoidnud üleval mingisugust laternat, et midagi on veel elus. Vaatasime Reesaga seda oleviste ärkamise videot, mis oli seal Pealtnägijas. Ja tõsiselt ütlen teile, kui midagi sellist saab olla meil Eesti televisioonis, kus räägitakse ja lubatakse eetrisse tegelikult Jumala evangeeliumi ja sõnumit, tunnistus sellest, et see päriselt juhtus, et see päriselt toimus, siis meil tekkis Reesaga küll see tunnetus, et tõesti on see evangeeliumi uksed lahti läinud, kui sellised asjad juhtuvad. Aga millal see juhtus ikkagi sellisel ajal, kus veel huvitavam oli ju see, et KGB kontor oli see samas kuskil lähedal, kui see oli üle tee kohe, eks ole. Ja kõik see action käis meil lina all, pluss nad käisid ja panid sinna veel nii palju, kui nad vähegi said neid lutikaid, eks ole, et saaks kuulata pealt, mis seal kõik toimub. Nad tegid raporteid ja asju seal kõiki selle kohta, mis seal kõik toimub. Läkski ühel hetkel nii suureks see asi, et need hakkasid seda piirama ja keelama seal venekeelseid teenistusi pidada ja nii edasi. See kõik oli sellisel ajal, kus selline suur ärkamine ja palju inimesi olid seal koguduses, tulid üle Nõukogude Liidu. On näha tegelikult läbi ajaloo, et kui on kitsas käes, kui on raske, siis tegelikult kogudused on miskipärast kõige elujõulisemad kriisi ajal. Ja inimesed on rohkem avatud sellele päästesõnumile siis, kui on raske. Sest et seni, kuni on väga hea, seni on inimesed mõtlevad, et nad saavad ise hakkama. Neil ei ole vaja Jumalat. Ja me tõesti palume, et meil oleks võimalik rääkida inimestele niimoodi, et nende südamed on avatud ja nad võtavad Jumalat vastu. Ma olen tihti mõelnud ka selliste inimeste peale, kes on ka minu vana-vanaema, keda mina tundsin, kui mina olin väike, sest tema elas pikka iga. Ta vist suri 96 aastaselt. Tema elas niimoodi, et ta oli tõenäoliselt sündis ennem esimest maailmasõda. Ja siis oma teadlikus elus nägi teist maailmasõda. On mingisugune lugu minule jäänud meelde sellest, kuidas nad põgenesid. Minu vanaema oli vankris. Minu vanavanaema oli siis lükkas vankrit ja nad põgenesid üle põllu, kui mürsud ümberringi hukkusid. Et see, et mina siin olen,
on ka jumalaine mitmel erineval viisil, mul neid lugusid veel. aga on inimesi, kes elasid läbi perioodi, kus olid 2 kõige suuremat sõda, mis on olnud selle maamuna peal. 2 kõige globaalsemat juhtumit, mis mõjutavad meid täna päevani, kuidas maailm käitub, kuidas riigid omavahel suhtlevad, kuidas see kõik taandub kuidagimoodi sinna tagasi. Ja üks perekond, kes samamoodi iseäranis üks naisterahvas sellest perekonnast, kes kirjutas siin raamatuid ja kes on pärast seda kõiki neid juhtumisi käinud üle maailma ja jutlustanud ja rääkinud oma lugu, oli Corrie ten Boom. Ja tema oli siis Belgias. Neil oli perekond, kes oli väga ühtehoidev, elasid ühes suures, väga huvitavas majas. See oli iseäranis huvitav sellepärast, et juba see maja oli nii ebakorrapärane, väga ebastandardselt ehitatud. Ruumi oli võib-olla vähe, tuli hästi kitsas, maja oli ehitatud mitmekorruseline ja hästi huvitava ruumiplaneeringuga. See pere isa oli kellameister. Tema kohta öeldi, et talle nii meeldis see kellameistri töö, et ta vahest unustas ennast sellesse nii väga, et ta unustas klientidelt isegi raha küsida. Et kui ta neid kellasid parandas. Aga ta pidavalt olema see pereisa siis nii-öelda selline tugev vaimulik juht, nad olid baptistid, nad olid kristlased terve perega, nad olid sügavalt usklikud inimesed ja nad elasid seal Belgias ja kui tuli teine maailmasõda, tulid natsid, tuli juutide tagakius, hakkas pihta. Teatavasti see oli selline järk-järguline, algul oli lihtsalt tagakius, üritati neid riigist välja ajada ja nii edasi, kuni lõpuks see siis päädis sellega, et olid vangilaagrid ja olid siis hukkamised. Siis nemad hakkasid tegelema koos Belgia kohaliku vastupanu liikumisega, juutide päästmisega. Teadaolevalt umbes 800 juuti see tegevus päästis. Ja see oli nii huvitav. Reekab, kas sa võiksid näidata ühte pilti juba esimest? See on siis see Corrie ten Boom. Seal on niisugune pilt sellest majast, kus neil oli seal nagu valeseinad või sellised süsteemid tehtud, et kuhu sai juute peita. Oli vähemalt üks juhtum olnud, kus otsiti seda maja läbi ja juudid olid seal peidus seina vahel nendes salaurgastes ja nad otsisid, nad ei leidnud sellest majast ühtegi juuti ja need juudid said pääsema. Näitas seda teist pilti ka. Ja see oligi selline naljakas maja, et kuna see oligi nii ebakorrapärane, kuidagi nii ebatavaline maja, siis need saksa sõdurid ei suutnud kuidagi selgeks saada, kuidas sealt majalt läbi otsida. Ja see oligi nagu Jumala juhitud selline keskus selle jaoks, kuhu neid siis, kus need juudid said peita ennast seniks, kuni neid sai siis riigist välja viia, et seal nad ei olnud küll 800 käsi, et see oli ikkagi nagu protsessi aeg, millal need seal tegutsesid. Väga selline kangelaslik asi, teise maailmasõja ajal vastupanu liikumisega tegeleda, aga see, millest ma teile rääkida tahan, ei olegi üldsegi mitte see, mida nad tegid seal, kui kõik veel hästi oli, kui nad olid oma kodus, kui nad veel aitasid seal neid juute, eks ole, siis kui nad veel ei olnud ise taga kiusatud, vaid siis, kui nad lõpuks ikkagi vangi pandi, terve pere. Esimene vangla, kus nad olid, seal läks 10 päeva ja tema Corrie, see isa, perepea, suri seal vanglas.
ja aeg läks edasi, neid viidi siis edasi sealt, kui ma õigesti mäletan, see oli selle vangilaagri nimi oli Ravensbrück. Jah, Ravensbrücki laagrisse viidi neid siis õdesid. Oli Corrie ja tema õde Betsy. Ja nad viidi sinna sellistesse nagu naiste vangilaagrisse Ravensbrücki ja seal oli iseäranis nagu keeruline elu. Seal oli barakkidesse olid kokku surutud sadu ja sadu naisi niimoodi, et ühe tegelikult magamiskoha peale, seal olid nagu ikka nendes, kes on kunagi käinud erinevates vangilaagrites, nad ei ole lihtsalt mingisugune tavaline voodi kuskil rivis lähevad, vaid nad on tehtud sükesed hästi süksed nagu puidust ehitatud sellised nagu narid, mis ei näe absoluutselt kuidagimoodi mugavad välja, kuhu normaalne inimene ei mahu sisse magama normaalselt, aga neil oli 4 inimest ühe sellise kohta. Seal oli nii palju naisi koos. Ühes suures barakis võis olla 400 naist. Ja keset kõike seda, kus nad olid seal täiesti ebainimlikes oludes, nendes vangilaagrites, selle eest, et nad olid teinud tõesti aulist tööd, Jumalariigi tööd usus, aidanud neid juute põgeneda. Mis nad tegid? Milline oli nende südamehoiak? Ja nad hakkasid tegema seal piiblilugemisi, piiblitunde. Ja üks suur ime oli see, et mis oli minu jaoks erakordne, oli see, et Corrie on see, kes jutustab neid lugusid, kes on neid raamatuid kirjutanud ja nii edasi, kellest räägitakse, et tema lugu. Aga tal oli õde, kes oli temaga koos seal, kelle nimi oli Betsy, aga kelle ütlused olid nii täis erilist usku, mis ka tollel hetkel Corrit nagu imestama panid, kuidas Corrie ei suutnud võib-olla niimoodi mõeldagi. Üks ütlus oli see, et Corrie ka täide eest tuleb tänada või kirpude eest tuleb tänada, kirpud olid. Mul oleks tõlkes natuke see. Kirpude eest tuleb ka tänada Jumalat. Miks? Sest hiljem tuli välja, et nad said oma piiblitunde seal nendes barakkides pidada sellepärast, et need vangivalvurid ei tulnud sinna barakki sisse, sellepärast, et need kirbu infestatsioon oli, kirpe oli nii palju, nad ei julgenud sinna sisse tulla. Ja sellepärast sai seal pidada piiblitunde. Tänada Jumalat ja kuulutada teistele seal Jumalast samal ajal. Üks nendest ütlustest, mis see sama Betsy ütles, oli veel, ei ole nii sügavat auku, et Jumala armastus ei oleks veel sügavam. Ütles kõike seda seal, kõige pimedamas kohas, kõige hullemas kohas, kus ta olla sai. Ei ole nii kohutavat vihkamist, mida armastus ei võiks võita. See oli nii huvitav lugu, mis ma lugesin, oli üks olukord, kus siis õed, need 2 õde vaatasid pealt, kuidas üks vangivalvur peksis ühte teist naist. Nad vaatasid pealt ja siis Corrie küsib oma õelt Betsylt, et mis me tema jaoks teha saame. Ja Betsy vastabki niimoodi. Ei ole nii kohutavat vihkamist, mida armastus ei võiks võita. Ma arvan, et see oli see ütlus. Kristel on seda raamatut ka lugenud, ma tean, saab mulle pärast fakti kontrollida ja ma alles sukeldun sellesse teemasse, aga see oli nii huvitav, ma loen kindlasti selle raamatu läbi, kus on täpsemalt selles kirjas. Ja kui Corrille mõtles, et tol hetkel, et see, mida Betsy ütles selles olukorras, oli suunatud sellele naisele, kes peksa sai. Siis ta hiljem sai aru, et Betsy rääkis vangivalvurist.
et kui õde oli küsinud ta käest, et mida me tema jaoks teha saame, üks õde küsis, et mida me saame kannataja jaoks teha. Ja teine õde kuulis, mida me saame selle peksjaga teha. Ja vastus oli, me saame armastada. Armastus peab tema suhtes olema suurem kui vihkamine. Mida saame meie tema jaoks teha, kes peksab seda naist seal? Et tema tuleks patutunnetusele, et tema tuleks meeleparandusele, et tema võiks tulla Jumala tundmisele. Milline süda peab olema, et selles olukorras mitte näha seda abivajajat selles võtmes, et kuidas me saame päästa, et tema jääks elu, et tema ei saaks seal peksa, et nii edasi. See on ka kõik hea. Me kõik peame tundma kaasa sellistele inimestele, me peame aitama. Me peame tegema midagi, et sellised asju ei juhtuks. Aga midagi veel suuremat, sügavamat, Jumala armastus, mis peab inimese sees olema. Et näha seda, kes teeb kurja ja tunda kurbust, et see inimene on selle kurjuse sees. Tunda seda kurbust selle üle, et see inimene on Jumala armust kaugele jäänud. Ja tunda südames lootust, et temagi võiks pääseda ühel päeval. Ja kui Corrie pääses lõpuks sellest vanglast, sellest vangilaagrist ja sai seda lugu kõiki jutustada, siis tema õde suri sinna. Ja enne kui ta suri, ta ütles, et me peame rääkima inimestele sellest, mida me siin oleme õppinud. Ma ei tea, kas mina olen nii tugev, et mina võiksin vangilaagris surra. Ja minu viimased sõnad on võib-olla sellised, nagu sellel Petsil olid, et mida mina tunneksin Jumala vastu. Kas kõige selle keskel ma tõesti juba oleks rusikat taeva poole, ütleksin, et miks sa mind siia saatsid? Ma ei usu võib-olla sinusse enam. Kui paljud inimesed lihtsalt hakkaks needma Jumalat. Mina vajan. Ma tunnen, et ma vajan. Et minu sees võiks olla selline usk ja lootus ja armastus. Et kui asjad lähevad kohe nii halvasti, nagu neil läks seal vangilaagris. Et minu usk jääks püsima, et minu armastus inimeste ümber, mis on Jumala armastus, jääks püsima. Ja ma võiksin Jumalat kiita ka selles kohas. See on see, et usk jääks püsima. Ja ärge saage valesti aru, seal kohas oli palju imesid ka. Kui ma juba ühest rääkisin, et need kirpud päästsid nende piibli õppe, eks ole, piibli lugemise. Ja neil ei leitud neid piibleid üles, mis neil seal oli, see oli kõik keelatud tegevus. Ja me rääkisime sellest, kuidas natsid ei leidnud seda peidukohta siis nende kodus. Ja neil oli piiblit seal laagris. Ja olid korduvad kontrollid, aga see jäi avastamata. Siis oli neil seal barakis, kõige selle keskel, ja oli kogu aeg Jumala ligiolu. Siis Corrie vabastati sellest Ravensbrücki vanglast raamatupidamisvea tõttu. Tuli hiljem välja. Ühel hetkel öeldi, et kuule sina, tule kaasa, lähen välja. Ta sai vabadusse lihtsalt. Ja hiljem sai teada, et see oli raamatupidamisviga. Ja järgmisel päeval või kohe peale seda tema vanused naised viidi gaasikambrisse. Tema pääses seal kõige selle keskelt. Ja aastaid hiljem, kui ta oli seda lugu jutustamas, siis ta käis tõesti paljudes kohtades rääkimas oma lugu. Selles vangilaagris viivitud ajast oma elust rääkis. Siis ta kohtus ühte endist laagrivalvurit, keda ta oli ka näinud
kiusamas oma õde, olemas ülekohtune, ebaõiglane, piinanud teisi ja ka tema õde, kes see õde oligi üsna õbluke ja nõrk, väeti seal selles laagris juba. See valvur tuli tema juurde ja ütles, et temast on saanud kristlane ja ta tahab andeks paluda selle eest, mis ta tegi seal laagris. Ja Corrie tunnistas, et inimlikult ta ei suutnud andestada tollel hetkel. Ta palus Jumala poole, et aita mul seda teha. Ja Jumala vaim tuli eriliselt tema peale tolles hetkes. Ta sirutas oma käe välja. Ta surus selle vangivalvuri kätt, ütles, et ta andestab talle. Ja tolles hetkes ta ütles, et ta koges tugevamalt Jumala armastust, kus ta kunagi kogenud on, läbi selle andestuse. Teate, iseäranis see viimane, mis ma ütlesin teile, oli kõige suurem ime, mis sai selle aja jooksul olla. See andestamine, kus see inimene tunnistas, et ta ei olnud tegelikult suuteline selleks. Ta vajas selleks Jumala abi. Ja minu sõnum täna teile on see, et mina palun Jumalat, et igaühel teie usk jääks püsima ükskõik, mis olukord võib tulla. Ja me palume kindlasti, et ei tuleks sellist olukorda, nagu nendel Ten Boomide perekonnal oli, kus oli maailmasõjad ja kõik oli väga keeruline. Juutide tagakius oli. Ma tõesti loodan, et seda ei juhtu. Aga ma saan paluda ja iga üksteist saab paluda, et Jumal oleks nõnda teie lähedal, nõnda teie sees ja teie südames. Te oleks nõnda täidetud püha vaimuga, et mitte miski ei saaks kõigutama teie usku, teie elusid. Et ei kaotaks oma usku, et ei kaotaks oma armastust Jumala vastu, inimeste vastu, kes on meie ümber, me näeksime neid Jumala pilgu läbi. Ka kõige suuremaid kannatusi, kõige suuremaid olukordi me jääksime püsima. Ja teate, need vundamid pannakse proovile. Aeg-ajalt selliste asjadega, mis, kui me kuuleme neid lugusid, siis ma mõtlen, et minu vundament on vahest pandud proovile niimoodi, et need on nii tühised asjad, mis mind on raputama pannud. Kui ma näen, et Jumal on suuteline palju suurematest ja palju raskematest kohtadest läbi viima niimoodi võidukalt, et usk jääb püsima, et teised saavad innustatud, et teised saavad sellest kuidagimoodi abi. Ja siis me võime taas minna ja lugegem siis neid psalme, lugegem neid selle mehe kirjutatud lugusid, neid laule nendes hetkedes, kus ta tundis kõike seda ahastust. Aga endiselt ütles, et Jumalale olgu au. Endiselt ütles, et mina loodan Jumalale ja ülistan sind, issand. Üks teine laul oli niivõrd hästi kirjutatud, see oli see, laulud 22. Ja ma ei loe seda teile praegu siin ette, aga selle pealkiri on ahastus, hüüd ja tänulaul ja see ahastus on seal natukene. Ja siis läheb sealt terve lehekülg Jumala ülistamist. Olgem meiegi nagu Taavet, kes oma ahastuses tõesti hüüavad Jumala poole ja siis ülistavad teda. Sest me teame, et tema sõna peab, tema tõotused täituvad, me saame tema peale loota Jeesuse nimel. Amen.